Kaks noormeest istusid kord vanal ajal merekaldal. Mõlemal oli püss kaasas, et saaki varitseda. Mis ka iganes merest ilmuks, kas siis hüljes või lind või keegi muu, selle tahtsid nad maha lasta. Nii nad seal istusid, kuni merest tuli välja veealune neid. Istus kivi peale ja hakkas juukseid siluma. Üks poistest ütles oma kaaslasele: ma tulistan. Teine keelas teda: ära tulista. Ma ikka lasen, ajas esimene peale, ma ikka lasen. Ning poiss laskiski, aga ei saanud pihta ja meri neid hüppas vette. Sellele noormehele, kes oli oma kaaslast tulistamast keelanud, hüüdis neiuke: sa pead homme samal ajal tagasi tulema, kohtume siin. Seda öelnud veealune neid kadus ja mõlemad noormehed läksid koju. Kui lähenes aeg, mille veealune neid talle määranud oli, läks noormees samasse kohta merekaldale ja istus kivile. Varsti nägi ta merineidu veest välja tulevat. Neiu hakkas noormehega kõnelema ning küsis: kas tahad minuga kaasa tulla? Ma ei tea, kõhkles noormees. Ära karda, sul ei ole koos minuga midagi häda, julgustas neiu. Ta tahtis väga poissi endaga kaasa. Ja nii tuli ka noormehel soov minna veealuse neiuga ühes. Enne kui nad kaldalt lahkusid, käskis neiu: sa pead oma pea minu juuste sisse pistma. Noormees tegigi nii, nagu veealune neid oli öelnud, ja nad hüppasid koos merre. Sul ei ole vaja karta, ükskõik, mida sa ka meile vastu tulevat näed. Hoia aga mul kõvasti kaela ümbert kinni, õpetas neiu. Neist ujus mööda palju koledaid kalu. Mõni neist oli tohutu suur. Poiss arvas juba, et nüüd on ta näinud kõiki merelukaid, kuni nad lõpuks kohtasid kala, kes oli kõigist koledam ja nii pikk, et ulatus õhtu hämarusest hommiku valguseni välja. Ta lõppes alles siis, kui nad olid jõudnud veealuse neiu koju. Enne kui nad majja sisse astusid, õpetas neiu noormeest: sa ei tohi ulatada kätt, kui mu isa teretad. Aga ma annan sulle ahingu, sa pead isale selle ulatama. Nad läksid tuppa. Veealuse neiu isa nägi noormeest, tuli tervitama ja pakkus kätt. Poiss ulatas talle ahingu. Vanamees haaras ahingust kinni ja selle üks haru murdus katki. Mees ei rahule ning oli poisi vastu sõbralik. Noormees läks välja kõndima ja nägi taluõuel kitsekarja. Ülevalt langesid kitsedeni alla nöörid. Kitsed haarasid need suhu ning kadusid niiviisi üksteise järel ülespoole. Kui poiss majja tagasi tuli, küsis vanamees: mida sa väljas ka nägid? Noormees vastas, et nägi õues kitsekarja ja nööre ülevalt alla kukkuvat ning et kitsed hakkasid neisse kinni ja sõitsid üles. See on sellepärast nii, et sinu inimesed püüavad kala. Nöörid on inimeste õnged ja kitsed, need on kalad, mida sinu inimesed õngitsevad, ütles veealuse neiu isa. Ahing, mille sa mulle teretades ulatasid, on ka inimeste ahing. Nad virutasid selle ükskord minu toanurga pihta ja see jäi sinna pidama, seletas vanamees edasi. Lõpuks küsis ta, ega noormees taha kala püüdma minna. Eks ma võin minna, vastas poiss. Vanamehel oli 2 poega, ta ütles: sa pääsed koos mu poistega kalale ja saad niisama suure osa kui mu mõlemad pojadki. Nad sõitsid 3 merele. Noormehel läks hästi. Ta lihtsalt istus paadi keskel ega pidanud midagi tegema. Vanamehe pojad ei lubanudki tal tööd teha, aga ometi kogunes talle niisama palju kalu, nagu veealuse neiu kummalegi vennale. Nad tulid kalalt tagasi ning vanamees andis noormehele hea palga ja osa nendest kaladest, mis ta oli püüdnud. Nüüd hakkas noormees koju minema. Ta sai kogu raha kaasa. Merineid viis ta jälle samasse kohta, kust nad üheskoos vee alla olid sukeldunud
noormees läks koju ning kõik tahtsid teada, mida ta veealuses talus näinud oli. Ta jutustas tohutu suurtest koledatest mereelukatest ja kitsedest, kes püüdsid õngi suhu ning veealuste elust. Noormees läks päratu rikkaks. Aga teine poiss, kes merineidu tulistas, jäi väga vaeseks ja sattus viletsusse. Ta ei saanud kunagi midagi, kuhu ta ka ei sõitnud või mida ka ei teinud. Kalaõnn ei olnud poisil ammugi ega näkanud tal kunagi, kui ta õnge välja heitis.